hakkame valmistama siis pritsipaaki lahust. Eelnevalt olema siis välja mõõtnud, kui palju meil läheb antud alale lahust. Peaks minema siis 10,5 liitrit 92 ruutmeetrile. Ja kuna ma pean 0,1% lahuse tegema, siis 1 liitri valmistamiseks lähebki 1 gramm preparaati. Nii alati, kui ma avan pritsipaagi, siis ennem kontrollin ventiili. Hops, 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 et paagis ei oleks õhku. Ja seejärel võtan siis poomlati. Kõigepealt vaatan, kus on mul see õlapael, et õlapael ei saaks mustaks. Vaatan, kus mul see poomlatt siis on. Õlapaela panen kaugemale, panen õlapaela. Nii, ja siis keeran paagi lahti ja panen sellega siis siia vastu paagi seina, nii et pumba ots peab olema alati vastu paagi seina. Siis kõigepealt tulebki pritsipaagi kallata vett. Alguses siis 1/3 kuni pool veekogusest. Et mina kallan siis siia praegult 2 liitrit vett. Doseerimisnõus on mul praegu siis natuke üle 2 liitri, järelikult panen selle vee siis siia. Vaatan, et oleks 2 liitrit. Jätan meelde, kuna see paak on 5 liitrit, siis kokku peaks tulema siis siia veel juurde 3 liitrit. Kallan siis selle siia pritsipaaki. Vahepeal natuke kohendan oma kombinesooni. Tuleb mul silmad ette. Kui kõik on korras, on hea näha välja, siis teen edasi. Kuna mul on 5-liitrine paak, siis siia peakski minema 5 grammi preparaati. Ja kuna preparaat on meil praegult siis pulbriline, siis ma lahjendan ta ära selles väheses vees. Aga ennem seda ma mõõdan siia suurde doseerimisnõusse selle 3 liitrit vett siis välja. 3 liitrit on mõõdetud. Siin on preparaat ja nüüd sellest 3 liitrist natukene kallan siis siia. Selleks, et omakorda natukene siia kallata, kus ma kavatsen siis seda lahust hakata lahjendama. Mul on ka siin selline segupulk, et ma saaksin siis selle läbi segada. Kasutan doseerimiseks siis täna sellist digitaalset mõõtelusikat, et mis mul need grammid siis ära näitab. Panen selle käima. Keeran preparaadi pakendi lahti. Ja 5 grammi on mul siis võetud. Kõigepealt panen siia vett lahjendusnõusse. Panen selle preparaadi pakendi kaane ka kinni. Nii, ja kallan siit siis ilusti selle preparaadi siia sisse. See on meil siis nüüd tehtud. Segan ta ilusasti ära. Saan veel natukene vett. Nüüd tuleks korralik segu siis. Selle segu siis kallan siia pritsipaagi, kus on mul juba vett lisatud. Jälgin, et kas mul on preparaat ilusti ära lahustunud. Siin on veel lahustamata preparaati ehk kasutan jällegi seda vett. Segan. Preparaat peab olema hästi ära segunenud. Sellepärast ma kasutangi praegult seda segu valmistamise väikest nõud. Kui mul on vedelikuga tegu, siis ma preparaadi lisan koheselt pritsipaaki. Aga kuna käsipritsil automaatset segamissüsteemi ei ole, siis sellepärast tulebki see segamine ilusti käsitsi läbi viia. No, üks väike tükikene on veel jäänud. Sellega lahjendame siis korralikult siin ära. Nii, nüüd on siis preparaat ilusti ära segunenud. Loputan ära ka siis doseerimisnõu. Siit jällegi vett juurde. Pulga loputan ära ilusti. Ja seda kõike teen siis selle veega, mis ma pean veel siia pritsipaaki kallama, mis ma eelnevalt olen siis välja mõõtnud.
lusika loputan ka ära, sest et sellega ma siis doseerisin preparaati. 3 korda tuleb kõike loputada. Saab meil ilusti need doseerimisvahendid ka puhtaks. Nüüd on see ka ära tehtud. Panna nad ilusti siia seisma. Vahepeal siis võtan kätte, natuke loksutan seda segu. Ja nüüd lisan siis ülejäänud vee. Keeran pritsipaagi tugevasti kinni, jälle loksutan. Nüüd vaatan, kus pool mul see õlapael on. Võiksin natukene seda. Nii, ja kes tahab, kasutab õlapaela. Võite võtta kinni pritsimisel ka siit käepidemest. Aga selleks, et see pritsipaak hakkaks pritsima, tuleb siia pritsipaaki ka õhku pummata. Kuna siin pritsipaagis on praegult 5 liitrit preparaadilahust, siis siia läheb ainult natukene õhku. No ütleme, selle paagiga kuskil 10-15 korda õhku. Ja objekti peal me tegelikult katsetame ka seda, et kuidas mul on siis see pihustatava lahuse väljatuleku surve. Et kas mul on veel vaja siia siis õhku juurde pumbata või mitte. Selleks siis vajutame siia hooba peale. Siin saab sisse lülitada ka automaatse tööasendi, ehk siis vajutades siia musta käivitusnupu peale, lükkama selle pöidlaga ette ja siis tuleb pideva voona siit lahust välja. Kui ma enam ei taha tööasendit kasutada, siis ma vajutan siia peale ja tõmban enda poole. No, nüüd ma demonstreerin siis. Vajutan peale, näete, lahust tuleb. Nii, vajutan peale, tõmban ära, lahust enam siis ei tule. Ja kuna see lahus, mis siit välja tuleb, on paraja surve all, siis ma võingi minna sellega taimi pritsima. Ja kuna ma teen floksidel jahukaste tõrjet, siis kõik need taimeosad peaksin ma korralikult selle lahusega kokku tegema. Alustan siis altpoolt ja taime keskelt liikudes siis servapoolsete võrsete suunas.